Tere, hea toetuse saaja! Riigi Tugiteenuste Keskuse riigihangete kontrollüksus on koostanud käesoleva videokoolituse eesmärgiga abistada sind raamlepingu alusel minikonkurssi läbiviimisel. Minikonkurssi mõiste on defineeritud riigihangete seaduse paragrahv 30 lõikes 5, mis sätestab, et minikonkurss on raamlepingu poolteks olevate pakkujate vahel riigihangete seaduses ja raamlepingus sätestatud korras korraldatav konkurss, mille eesmärgiks on hankelepingu sõlmimine. Riigihangete seaduse paragrahv 4 punkt 17.1 sätestab riigihanke menetluse definitsiooni, mille kohaselt loetakse ka minikonkurss riigihanke menetluseks. Minikonkursse korraldatakse üksnes mitme pakkujaga raamlepingus. Ühe pakkujaga raamlepingu alusel tehtavat ostu ei nimetata minikonkurssiks. Riigihangete seaduse paragrahv 30 lõike 9.3.1 kohaselt avatakse minikonkursi käigus esitatud pakkumused peale pakkumuste esitamise tähtaega, kui hankelepingu eeldatav maksumus on vähemalt võrdne lihthanke piirmääraga või riigihanke piirmääraga, kui riigihangete seadus selle riigihanke kohta lihthanke piirmäära ei kehtesta. See tähendab seda, et kui hankijal ei ole võimalik tagada pakkumuste avamist alles peale pakkumuste esitamise tähtaega muul viisil, mis vastaks riigihalduse ministri määruse nõudet elektroonilise teabevahetuse seadmele paragrahvis 3 kehtestatud nõuetele, siis tuleb kasutada riigihangete registrit minikonkurssi läbiviimisel. Kui hankelepingu eeldatav maksumus jääb alla lihthanke piirmäära või riigihanke piirmäära, kui riigihangete seadus selle kohta lihthanke piirmäära ei kehtesta, siis võib minikonkurssi viia läbi e-kirja teel või muul kirjaliku taasesitamist võimaldavas vormis järgides riigihangete seaduse paragrahv 30 lõike 9.1-4 ja raamlepingu tingimusi. Kuid e-kirja teel toimub suhtlus eelpool nimetatud määruse nõuetele ei vasta. Raamlepingus peavad olema sätestatud minikonkurssi korraldamise tingimused, mis arvestavad riigihangete seaduse paragrahv 30 lõikes 9 toodud nõudeid. Registrivälise minikonkurssi puhul tuleb samuti kinni pidada nendest nõuetest, mis tähendab muuhulgas seda, et pakkumuse esitamise ettepanek tuleb teha kõikidele raamlepingu osapoolteks olevatele pakkujatele üheaegselt ja ühesuguste nõuetega. Pakkumuse esitamise ettepanekus peavad olema esitatud minikonkurssi eseme kirjeldus, hindamiskriteeriumid, mõistlik pakkumuste esitamise tähtaeg ja muu pakkujate võrdse kohtlemise seisukohast oluline info ning pakkumused peavad olema esitatud kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Hankija võib raamlepingu sõlmimiseks koostatud riigihanke alusdokumentides esitada tingimused pakkuja täiendavaks kvalifitseerimiseks minikonkursil. Kuni 31. mai 2022 kehtinud riigihangete seaduse paragrahv 104 lõike 8 kohaselt pidi hankija minikonkursil kontrollima alati raamlepingu sõlmimiseks läbi viidud hankemenetluses kehtestatud kvalifitseerimistingimustele jätkuvat vastavust. Alates 1. juunist 2022 sellist kohustust ei ole ning kvalifitseerimistingimustele vastavust tuleb minikonkursil kontrollida üksnes siis, kui hankija on seadnud minikonkurssi tarbeks täiendavad kvalifitseerimistingimused. Kui hankija on sellised täiendavad nõuded riigihanke alusdokumentides sätestanud, siis peab ka nendele vastavust kontrollima minikonkurssi käigus. Minikonkursil ei ole lubatud kehtestada selliseid kvalifitseerimistingimusi täiendavaid, mida ei ole sätestatud raamlepingu sõlmimiseks korraldatud riigihanke alusdokumentides. Hankijal ei ole õigust sätestada minikonkursil kvalifitseerimistingimusi valikulise loeteluna ja vastavalt vajadusele neid siis kohaldada. Riigihangete seaduse kommenteeritud väljaandes on kommentaaride autorid väljendanud arvamust, et ilmselt peaksid minikonkurssi kvalifitseerimistingimused lähtuma riigihangete seaduse paragrahvidest 99-101. Rahandusministeerium on selgitanud, et riigihangete seadus ja direktiivi 2014/24 artikli 33 lõike 5 võimaldavad seada tingimusi minikonkursi pakkumuse sisule ehk kehtestada pakkumuse vastavustingimusi. Vastavustingimustega ja kõigi teiste tingimuste seadmisel minikonkursil tuleb alati järgida riigihangete seaduse paragrahv 3 üldpõhimõtteid.
Minikonkursil kasutatavad tingimused ega nõuded ei tohi olla lahtised, diskrimineerivad, ebaproportsionaalsed, läbipaistmatud, kontrollimatud ega konkurentsi piiravad ning nõuded peavad olema minikonkursi eesmärgi suhtes proportsionaalsed, asjakohased ja põhjendatud. Minikonkursil ei ole lubatud läbirääkimisi pidada. Sellise järelduse on Rahandusministeerium teinud riigihangete seaduse paragrahv 30 lõige 9 punktist 3, mille kohaselt esitatakse minikonkursil pakkumused ja punktist 4, mille järgi sõlmitakse hankeleping majanduslikult kõige soodsama pakkumuse esitanud pakkujaga. Minikonkursi tulemusel sõlmitakse hankeleping pakkujaga, kes on raamlepingu sõlmimiseks koostatud riigihanke alusdokumentides minikonkursile kehtestatud hindamiskriteeriumide kohaselt esitanud majanduslikult kõige soodsama pakkumuse. Lühidalt tähendab see seda, et hankeleping sõlmitakse eduka pakkujaga. Tulenevalt riigihangete seaduse paragrahv 120 lõikest 3 ei pea hankelepingu sõlmimisel ooteaega kohaldama, kui hankeleping sõlmitakse raamlepingu alusel. Kuid tulenevalt riigihangete seaduse paragrahv 30 lõikest 11 võib hankija teha hankelepingu sõlmimise otsuse. Kui hankija otsustab teha hankelepingu sõlmimise otsu, siis peab ta tulenevalt riigihangete seaduse paragrahv 47 lõike 1 punktist 11 esitama igale raamlepingu osapooleks olevale pakkujale teate tehtud otsuse kohta 3 tööpäeva jooksul otsuse tegemisest arvates. Teates sisalduvad väljavalitud pakkuja või pakkujate nimed ja väljavalituks mitte osutunud pakkujale esitatavas teates lisaks väljavalitud pakkumust iseloomustavad andmed ja eelised teate saaja pakkumusega võrreldes. Ja teade esitatakse arvestusega, et hankelepingu sõlmimisele eelneb 7-päevane ooteaeg teate esitamisest arvates. Järgnevalt räägime minikonkursi hindamiskriteeriumidest. Minikonkursil kasutatavad pakkumuste hindamise kriteeriumid peavad sisalduma raamlepingu sõlmimiseks koostatud riigihanke alusdokumentides ja need peavad vastama riigihangete seaduse paragrahvides 85 ja 86 sätestatud tingimustele. Rahandusministeerium on selgitanud, et minikonkursil kasutatavad hindamiskriteeriumid võivad olla erinevad nendest, mida kasutatakse raamlepingu enda sõlmimisel, kuid võivad olla ka samad. Lisaks on nad selgitanud, et ühe raamlepingu alusel läbiviidavate erinevate minikonkursside jaoks võib kasutada erinevaid kriteeriume. Näiteks on võimalik sätestada, et minikonkursside puhul maksumusega kuni 10 000 eurot hinnatakse vaid maksumust ja maksumuselt suuremate minikonkursside puhul hinnatakse maksumust ja tarneaega. Kasutatavad kriteeriumid peavad olema ammendavalt määratletud ning hindamiskriteeriumid ei saa olla sätestatud nii lahtiselt, mis annaksid hankijale õiguse neid sisustada piiramatult alles minikonkursil. Raamlepingu sõlmimiseks koostatud riigihanke alusdokumentides peab olema sätestatud, milliseid kriteeriume, milliste hankelepingute sõlmimisteks kasutatakse. Näiteks ei ole läbipaistev olukord, kus hankija on küll riigihanke alusdokumentides sätestanud, et ajakriitiliste hankelepingute puhul kasutatakse üht hindamiskriteeriumide komplekti ja mitte ajakriitiliste hankelepingute puhul teist komplekti, kuid sätestamata on, kuidas otsustatakse, kas hankeleping on ajakriitiline või mitte ajakriitiline. Lisaks ei saa minikonkursil enam otsustada mõnd kriteeriumitest jätta kasutamata või mõelda juurde kriteeriume, mida raamleping ei sisaldanud. Hindamiskriteeriumid ei saa olla sätestatud ka valikulise loeteluna või lahtiselt. Näiteks ei saa hindamiskriteerium olla sätestatud nii, nagu järgnevalt toodud näites. Näide. Hindamise kriteeriumitena võib ettepanek sisaldada ühte või mitut järgnevast loetelust. Pakkumuse või selle osamaksumus, tarne tähtaeg, täite või hankelepingu täitmisel osalev isiku hariduskogemus ja muu selline. Riigihangete seaduse paragrahv 85 lõike 9 kohaselt tuleb raamlepingu sõlmimiseks koostatud riigihanke alusdokumentides sätestada minikonkursi hindamiskriteeriumide osakaalud või osakaalude vahemikud. Rahandusministeerium on juhtinud tähelepanu, et osakaal ei saa olla 0% ning osakaalu vahemik ei saa olla 0–100% või 0–50% või muu taoline
sest sellisel juhul oleks võimalik mõnele kriteeriumile kehtestada 0 osakaal, mis tähendab sisuliselt hankija suva õigust jätta mõni kriteerium kohaldamata. Seda ka teha ei tohi. Rahandusministeerium on selgitanud, et minikonkursil hindamiskriteeriumide ja osakaalude täpsustamisel ei tohi kriteeriumide tähtsuse järjekord muutuda. Rakendusüksuse hinnangul näiteks ei ole läbipaistvad sellised hindamiskriteeriumid, kus maksumusele on omistatud osakaal 30–80 ja tarneajale 20–70% ning raamlepingus ei ole täiendavalt selgitatud, millise minikonkursi korral hinnatakse maksumus kõrgemalt ja millisel juhul tarneaega. Selliselt sätestatud hindamiskriteeriumide tähtsuse järjekord saab muutuda hankija suvaõigusest lähtuvalt, mis tõttu võib selline määramatus tekitada ebavõrdset kohtlemist, sest pakkujatele pole selge, milliste tingimustega nad edaspidistel minikonkurssidel arvestama peavad, kas oluliseks saab hind või tarnekiirus. Kui minikonkursi hindamiskriteeriumide osakaalude määramine ei ole objektiivsetel riigihanke alusdokumentides kirjeldatud põhjustel võimalik, siis sätestatakse raamlepingu sõlmimiseks koostatud riigihanke alusdokumentides kriteeriumide tähtsuse järjekord. Soovitame tutvuda lisaks Rahandusministeeriumi kodulehel oleva minikonkursi hindamiskriteeriumide kehtestamise juhisega. Kuni 1. juunini 2022 tuli minikonkursil kõrvaldamise aluste kontrollimisel lähtuda riigihangete seaduse paragrahv 104 lõikest 8, mis sätestas, et enne hankelepingu sõlmimist nõuab hankija edukalt pakkujalt kõikide asjakohaste hankepassis esitatud kinnitustele vastavate dokumentide esitamist, välja arvatud raamlepingu alusel sõlmitava hankelepingu puhul, kui raamleping on sõlmitud ühe pakkujaga või kui hankeleping sõlmitakse raamlepingus sätestatud tingimustel ilma minikonkurssi välja kuulutamata. Rahandusministeeriumi KKK-s oli täiendavat selgitatud, et kõrvaldamise aluseid tuli siiski kontrollida hankelepingute puhul, mis ületasid lihthanke piirmäära või riigihanke piirmäära, kui riigihangete seadus selle menetluse kohta lihthanke piirmäära ei kehtestanud. Ja lisaks ei tehtud vahet, kas raamlepingu maksumus on üle või alla rahvusvahelise piirmäära, mis tõttu tuli minikonkursil kõrvaldamise aluseid kontrollida olenemata raamlepingu maksumusest. Alates 1. juunist 2022 reguleerib kõrvaldamise aluste kontrollimist riigihangete seaduse paragrahv 30 lõiked 10.1 kuni 10.4. Seega, kui raamlepingu enda maksumus on vähemalt võrdne rahvusvahelise piirmääraga ja hankelepingu eeldatav maksumus vähemalt võrdne lihthanke piirmääraga või riigihanke piirmääraga, kui riigihangete seadus lihthanke piirmäära ei sätesta ja raamlepingu sõlmimiseks korraldatud riigihanke menetluses oli kasutusel hankepass, tuleb minikonkursil võitjaks osutuval pakkujal uuesti kontrollida riigihangete seaduse paragrahv 95 lõigetes 1 ja 4 nimetatud kõrvaldamise aluste puudumist. Ja kuivõrd sotsiaal- ja eriteenuste menetluses on kohustuslik kontrollida vaid riigihangete seaduse paragrahv 95 lõikes 1 toodud kõrvaldamise aluseid, siis kehtib ka see sotsiaal- ja eriteenuste raamhankes läbiviidava minikonkursi puhul. Kuivõrd riigihangete seaduse paragrahv 4 punkt 17.1 järgi on minikonkurss riigihanke menetlus, tuleb kohaldatava redaktsiooni valimisel lähtuda minikonkursi menetluse alustamise ajast. Kui minikonkursiga alustati pärast 1. juunist 2022, tuleb lähtuda minikonkursi alustamise ajal kehtinud seaduse redaktsioonist. Ehk siis olukorras, kus raamleping on sõlmitud enne 1. juunit 2022, kuid minikonkursid selle alusel viiakse läbi peale 1. juunit 2022, tuleb kõrvaldamise aluste kontrollimisel juhinduda riigihangete seaduse paragrahv 30 lõike 10.1 kuni 10.4. Siiski jääb hankijale võimalus vabatahtlikult kohaldada kõrvaldamiste aluste kontrolliga nende raamlepingute puhul, kus see ei ole kohustuslik. See tähendab juhul, kui tegemist on ühe pakkujaga raamlepinguga, kui hankelepingu sõlmimiseks minikonkurssi ei korraldata või juhul, kui minikonkursiga raamlepingu maksumus on alla rahvusvahelist piirmäära. Aga selleks peab olema vastav võimalus ette nähtud raamlepingu sõlmimiseks koostatud riigihanke alusdokumentides.
Koolituse koostamisel on kasutatud siin slaidil loetletud materjale, mida soovitame ka toetuse saajatel kasutada. Sellega sai meie koolitus läbi. Tänan kuulamast!